tervist, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur välistus, lugupidamine ja armastus. Kuule häbematu dede, ära tule siia. Ei dede, ei dede. Ta nägi videot ja jõudis kohe sündmuskohale, minu poeg. Kallis, mida sa teed, Minu beebi, mida sa teed, mu ilusake? Mida teeb, minu kallim? Ma lasin oma talled lahti. Vaata, mulle nii meeldib see. Vennas, ta on nii armas, nii nunnu, mašallah, minu talleke. Jumal, mis juhtus, mis juhtus? Jumal hoidku teda kurja silma eest. Mašallah, minu talleke. Oota, vanaisa, ära puutu talle. Kui sa olid väike beebi, armastasin sind ka nii väga, vanaisa. Aga kui sa olid väike beebi, olid sa ka ulakas. Oled ikka veel samasugune poeg. Mis juhtus, mu beebi? Mis juhtus? Kuidas on, sõbrad? Kas meie talle on suureks kasvanud? Mis sa arvad? Viimati, kui te teda nägite, oli ta pisike. Nüüd on ta, mašallah, minu arvates veelgi kasvanud. Me hoolitseme tema eest väga hästi. Pöörame talle palju tähelepanu. Ta on minuga nii harjunud. Ta käib mul kogu aeg järel, jookseb ringi, kutsub mind pidevalt. Oi, mis juhtus, mis? Las ma annan sulle mu see. Kas sa tahad piima? Kas sa tahad piima? Oi, mu kallis, jumal küll, mašallah, mu kallikesele. Vanaisa, ära ole kade. Sina ära ole kade. Vanaisa hakkab kadedaks, kui ütlen, et seda armastan. Nii, sõbrad, mis on meie tänane teema? Te teate, ma ütlesin teile viimati, et tõin uue Rottweileri. Ma pole teda päris ammu filminud, umbes 10-15 päeva on möödas. Täna tutvustan teile seda kutsikat. Kõigepealt vaatame farmi üle, siis läheme selle tüdruku juurde. Laseme ta teiste hulka. Sotsialiseerime teda ja nii edasi. Harjutame ta lammaste ja kitsedega. Varsti näeme teda. Mul on teile palve. Ärge mind enne seda kurvaks tehke. Palun toetage mind. Pange sellele videole like. Tellige kanal ja jätke kommentaar. Ma oleksin väga tänulik. Ärge olge laisad. Tehke üks hea tegu ja toetage. Palun, pange sellele videole like. Ma palun teid. Kas sobib, kallis? Ütle, et nad paneksid videole like. Mu kallis. Oi, mis juhtus, mis? Tule, ma aitan sind alla. Vanaisa ka vaata, istub korralikult. Tehke meist üks pilt koos vanaisaga, palun. Teeme ühe sellise poosi. Kas jäime pildini ilusad, sõbrad? Saatke mulle Instagrami kaudu. Las ma lasen talle nüüd lahti. Ei, tõde. Oota nüüd, tõde, ära puuduta talle. Ma ütlesin, et teen tõdest lambakoera ja nii saigi, tõde. Ma annaksin su eest kõik. Tule, tee nüüd ka mu partidest pilti. Tee pilti mu partidest ja kanadest. Seekord siin on minu rahupaik aias. Varsti kirjutan siia sissepääsu juurde rahupaik. Kes tahab rahu leida, tulgu siia, vend. Vaata nende ilu. Jumal on nad hoolikalt loonud. Mašallah mu lastele. Iga loom on minu jaoks väärtuslik. Nad kõik on nagu lapsed. Ma armastan neid kõiki eraldi. Kõigil neil on mu südames väga eriline koht. Inimese jaoks on rahu leidmise koht loomade seas, sõbrad. Tõesti. Sest loomade ja inimeste vahel on puhas armastus. Loomad ei vaata, milline inimene sa oled. Nad ei hooni sellest, milline sa oled. Neil pole mingit omakasu. Nad armastavad sind tingimusteta ja omakasu püüdmatult. Seetõttu leian ma nende loomade seas rahu, vend. Muidugi ma ei saa öelda, et see oleks täiesti omakasu püüdmatu. Kui ma neile süüa ei anna ja keegi teide annab, lähevad nad selle juurde, kes toitu annab. Hei, tallekesed! Kas te lähete või ei lähe? Nad ei lähe kuhugi, noh. Nad ei lähe kuhugi, noh. Need on ikka kullatükid. Nüüd, Tede, lähme korraks välja, Tede. Mine edasi. Ei, noored, oodake. Oodake. Ei, Isabel, mine edasi. Mine edasi. Tule siia. Ei, Isoš, ei. Oleksime pidanud Isoši koju nukustama. Võta ka Tede kaasa. Tede tule. Oleksime pidanud Isoši koju nukustama. Isoš, sa oled nii riiakas, kallis. Vaata, ära tülitse kellegagi. Isabel ja nüüd Noora on omavahel vaenlased. Läheme natuke kiiremini, vend, et Isabel kallale ei läheks. Need on omavahel vaenlased. Te olete ju sama aialapsed. Aga ikka ei saada omavahel läbi. Nüüd! Kuradi taljetek! Täna näed eriti nägus välja, Carlos. Mašallah, poiss, jumal küll. Asili selja murrad ära rahulikult, jumala karru. Mašallah, minu požale. Preili asil on jooksuajas. Panin Carlose tema kõrvale, nad on eilses koos Carlosega.
kuule, Carlos, kas lapsed tulevad? Kas lapsed tulevad, poiss? Kas väikesed Carlosed on tulekul? Oota, las ma kallistan teda, jumal küll, oota korraks, kuule. Ärge tülitsege, olge rahulikud. Noored ja need, kes end noorena tunnevad. Oh, mu Carlos, jumala eest, oh, sa mu ilus poeg. Loodetavasti läheb kõik hästi. Varsti saame su poegi kallistada, vaatame. Ma ootan, et Asiliga paarituks. Reina, mida sa teed, kallis? Lapsed on tänu jumalale terved. Lastega pole meil mingeid probleeme. Mõned päevad on ilmad soojad olnud, sõbrad. Sellepärast ei saanud ma jälle videot üles panna. Aga täna, kui saan, panen teile 2 videot üles, et te teaksite. Tagasi meie vanasse rütmi. Me peame jälle oma varasse rütmi tagasi minema. Sellepärast kirjutate mulle palju, ma teen oma parima. Alustan ilma kuumust kuulamata. Nüüd lasin kitsed ja lambad välja. Helmed lambad jalutavad ringi. Tule lähme kõigepealt Helmeste juurde. Ulan Bončuk! Kus see Bončuk on? Milline jäna pöör? Kas sa saad sellele Bončukile lähemale suumida, et näha seda karismat? Kuule, ma pole kunagi näinud nii karismat, nii kena, nii väärikat meest. Kuule, vaata seda väärikust Bončuki abemees. Kuule, Bončuk! Mul lõvi. Eile tõin loomaarsti. Bončuk hakkas köima. Mu Bončukile jäi kuri silm peale. Ma ei suutnud teda niisama jätta. Tõin kohe ka loomaarsti. Meie Bončukile teeti süst. Kopsuinfektsioon või midagi sellist on mu pojal. Bončuk, miks sa selliseks muutusid? Ei, Natasha, tule siia, tule siia. Ärge tehke alatuid asju. Teie pärast inimesed vihastavad minu peale. Vaata, vannun, tavaliselt nad ei aja neid taga. Nad ei jää kunagi taga, aga ma hakkasin videot tegema, eks. Kõik lapsed lähevad liigse armastuse tõttu ära hellitatuks. Kuule, Bončuk, tule siia, Roki. Sina hakkasid vaata mulle otsa. Ära hakka ülemeelikuks minema. Vaata selle mehe karismat, ma teen Bončuku kuju valmis, ausalt. Mashallah minu pojale. Aadelikkuse tõeline kehastus. Oota, las ma kallistan teda korraks. Bončuk, tutvurad Valeriga. Št, Asie, tule siia. Tule siia. Ei! Assiseevad, jah? Vaata, sina väike tegelane. Ole mõistlik, vaata. Ära ole üle annetu, ära vihasta nende peale. Ärge jamage, ma tahan Bončuku kallistada. Nüüd arvavad koerad ilmselt, et ma panen kitsed paika, sellepärast nad ajavadki neid taga. Poisid, ärge puutuge kitsesid, ma ei saa kordagi Bončuku kallistada. Mis mehed te olete? Beebid, mida te teete, beebid? Muide sõbrad, mu talled on ka juba nii suured kasvanud. Poisid, miks te need ämbrid välja viite ja katki teete? Tüütud tegelased. Pusat, vaene poiss. On ka selline laps tõesti nagu tõeline mees, sõbrad. Ma annan neile süüa, aga need ulakad lähevad Pusati juurde ja söövad ka Pusati toidu ära. Teate, Pusat ei ütle neile midagi. Nagu oleksid tema enda lapsed. Tõeline härrasmees, korralik koer. Minu jaoks meeldib koera juures kõige rohkem see, et ta oleks korralik. Ta ei ründa kutsikat, vaid armastab, kaitseb ja puhastab teda. Vaata, seda teeb meie Pusat. Uus, kelle ma tõin, Karabass, on tõesti väga ilus laps, mashallah. Vend armastab iga koera, hoolitseb nende eest, loeb neid. Ta on tõeline juht. Ta juhib neid kõiki. Ta võistleb Apolloga. Miks ta Apolloga vaenlasteks saite, poiss? Apollo annab talle rinnaga vastu, tema annab Apollosele rinnaga vastu, vahepeal kaklevad omavahel. Mõlemad on väga kõvad, kumbki ei karda teist. Kohe seon muidugi Apollot kinni, igaks juhuks, et nad pahandust ei teeks. Aga kas Karolin pole mitte hästi kasvanud, sõbrad? Karolin! Kuule, ma mõtlesin kunagi selle tüdruku ära anda, tegin suure vea, hea, et ma ei andnud. No vaata, see tüdruk ületab meie Noora, ta saab Noorast pikemaks, sest praegu on ta vist umbes 6-kuune. Areng on lihtsalt suurepärane vend. Tea kuju, füüsis, tal on tõesti väga ilus areng. Vaata? Kui ta suureks kasvab, teen temast Carlosele paarilise ja arvan, et ta saab olema Carlosele võrdne. Ta kasvab pikkuse ja keha poolest Carlose mõõtu. Hea, et me teda õigel ajal ära ei andnud. Tulevikus saab temast Carlosele väga hea paariline ja Carlos, varaisa, liigu eest ära, lase kaameral Karolini näha. Varaisa, tule siia. Tule, poiss, selle sabaga ei näe Karolini, ulakas varaisa. Kui ta suureks kasvab, nagu ma ütlesin, teeme temast paarilise. Kus on lambad? Tule, vaatame, kas leiame need lambad ka üles.
Miia, Leo, Romeo. meie Faisali panin ma tuppa kinni. Faisal baba. oota korraks, Natasha, tule siia. kuule, see asi on täielik nuhtlus. ta ei ole ainult kitsedele, vaid ka koertele vaenlane. ta ajab neidki taga. näe, lambad on ka kohale jõudnud. kuule, must lammas, mida sa teed? unakas lammas, tänu jumalale, meie lambad hakkavad vaikselt minuga harjuma, vend. kui ma käega süüa annan, siis nad tulevad. mõned on nüüd kommentaarides öelnud, et anna soola käega, siis nad tulevad. ma olen alati avatud teie soovitustele. teate ju, viimati küsisin teilt, et ootan soovitusi, kuidas end lammastega harjutada. aitäh, kõik on midagi öelnud. nüüd on nad juba harjunud, tulevad vaikselt minu juurde, tulevad mu käe juurde, ei jookse ära, kui ma neile süüa annan. tavaliselt nad jooksevad ära, aga nüüd harjuvad vaikselt. vaikselt. tulge siia, noored, vennas, kõigepealt peame Isabeli kinni panema. nüüd, Isabel, tule siia. tule! vaata, kui armas ta on. vaata, ta on tõesti väga ilus tüdruk. väga armas, väga tark, väga inimesesõbralik. ma hoolitsen juba Isabeli eest kodus nagu beebi eest. aga minu emastel koertel on üks omadus. kõik nad on minu peale väga kadedad. Nad on minu peale väga kadedad, nad ei suuda mind omavahel jagada. teate, miks see nii on? vaadake videotest. iga mu koer rõõmustab nii palju, et lausa rebib end tükkideks. üks hüppab sinna, teine siia, nad hüppavad mulle peale, et ma neid silitaksin. selle põhjuseks on liigne armastus. ma armastan neid nii väga. ma hoolitsen nende eest nii palju, et nad kõik on nagu ära hellitatud lapsed. ma ei saa ka midagi öelda, mida ma ikka ütlen. kui ma vihastan, siis kahetsen juba 2 minuti pärast. aga nüüd läheb Isabel uuele tüdrukule kallale. Tellega hakkab ta kadestama, kõigepealt paneme selle Isabeli koju kinni. Kusu tuleb ka, Kusu! mis juhtus? vaatan, et siin on Noora. ta ei ütle lammaste kohta midagi. ta ei armasta talle, ta kalvub tema peale. ma tahaksin ka talle aeda lasta, kui see võimalik oleks. tule siia, tule! võtame selle Isabeli koju, vend. Isoš! Isabel on nüüdseks 6,5-aastane, kurat tütreke. aeg läheb nagu vesi, voolab lihtsalt mööda. Vau, mu lõvitütar. ma ei saa aru, kuidas aeg möödub, sõbrad. Marla on juba 10-11-aastane, tema on 6,5, Ketse on saanud 7-seks. tõesti, aeg voolab nagu vesi. vaata, Isabel. Isabeli üks silm on Nora peal. ta jälgib teda, otsib võimalust sukelduda, aga ei, Isabel. tule siia. Isoš, tule! Isoš, mine edasi! ma viin su koju, mu kallis. nüüd? kuule, ma tean tee koju, tean seda sinust paremini niikuinii, mine edasi. siin pole enam mingit privaatsust jäänud, need tulevad sisse, kuidas ise tahavad. tulge nüüd, noored, tulge! kogunege, tulge siia! tule, tüdruk! Noora, tule nüüd edasi! nüüd, vend, see uus tüdruk on väga ilus Rottweiler. ta on meie juures olnud umbes 10-15 päeva. omanik tõi ta Tüstšest, tänu talle. ta tahtis koerale uut kodu leida, saatis mulle sõnumi. ma ütlesin, et too siia, võtame ta endale. seejärel koer ise on 5-aastane. 5 aasta jooksul hoolitses tema koera eest, tegeles temaga. ta ei läinud kunagi kellegi teise juurde. sellepärast ongi Rottweilerite üldine omadus, et nad on oma perele väga kiindunud. Nad on väga lojaalsed tõud. kui ta siia esimest korda tuli, koges ta kohanemisperioodil traumat. ei tulnud oma kohast välja, oli kurb ja nii edasi. mõtle nüüd, oled 5 aastat koos ühe inimesega kasvanud, ainult teda näinud. siis viiakse sind äkitselt hoopis teise kohta. on täiesti normaalne, et sa koged mingit traumat. nüüd ma hoolitsesin selle looma eest pidevalt, et sellest üle saada. ma armastasin teda, hoolitsesin tema eest ja nii edasi. aga ükskõik, kui palju sa ka ei hoolitse, harjumine ei käi nii kiiresti. Tšüter! see on üsna raske protsess. ta pole veel täielikult harjunud. kui ta oleks üksi, harjuks ta ära. aga ta natuke kardab ka koeri, sõbrad. koerakamp, kitsede kamp, kõik on laiali, jumal küll. kus sa oled, mu ponsuk? ma pole sind veel korralikult armastada saanud. Poiss. mu lõvi, vaata seda karismat, pagan küll. poiss, ma panen su ausamba püsti, kas kuuled? mu nägus, poiss. nüüd see uus tüdruk. vaata, Asie, sina teed seda, ole tark. nüüd laseme selle uue tüdruku koerte sekka. las ma viin ta esimesena rihma või jalutama.
pärast selle proovime vaikselt edasi. kas sobib? Süstli, tule mu tüdruk, tule. loomadel on nii palav, vend, kas näed, kui palav on? Nad lähevad pidevalt selle veekaklasse sisse. eelmisel aastal tegime neile basseini. Sel aastal on meil veepuudus. Ma ei saanud basseini täita, sõbrad. Meil on väga vähe vett. Pole, me peame neile basseini tegema. Loomad tead surevad jalusse, vend. Ma kastan neid, kes on puuris, aga nad ikka põlevad, lähevad kogu aeg sisse. Mida see vaene loomake teha saab? Ilm on väga kuum, väga. Odim Paša. Nüüd vaata, igal pool on meil Rottweilerid. Maarja on seal, Maarja. Maarja on ka tõesti suurepärane tüdruk. Mašallah, minu Marjale. Minu lõvi, üks Maarja seal, Marla siin. Minu kuninganna. Minu kuninganna. See on minu vanim koer aias, sõbrad. Kuninganna Marla, mu laps, mu kallis. Vaata, mul on temast üks vana foto. Ma lasin temast siia tätoveeringu teha, näed sa? Marla on minu jaoks nii väärtuslik. Mul on plaanis veel mõned tätoveeringud teha, aga ma ei läinud, sest pärast valutas. Ta on nii väärtuslik tüdruk, ma lasin tema foto sellel käsivarrel teha. Ma armastan teda väga. Marla kood minu jaoks on väga eriline, sõbrad. Pärast seda on meie Alex siin. Meie Oodin on siin. Siin on nüüd nagu korralik Rottweilerite pesa. Tule siia, tüdruk. Tule siia, tüdruk. Tule siia. Tule. Mašallah minu tüdrukule. Saksamaa oma laps. Meie uue tüdruku nimi on Dora. Meil on üks Noora ja nüüd on meil ka Dora, sõbrad. 2 tükki. Tule siia, kaunitar. Loodetavasti sa teistega ei tülitse. Tule. Tule, mu kallis, tule. Mašallah, mašallah, mašallah minu tüdrukule. Meie Dora on väga paks. Las ma ütlen teile nii, kui koer on steriliseeritud, siis ta läheb vahel nii paksuks nagu trumm. Meie Dora on täpselt samasugune. Isegi ma küsisin tema omanikud, kas ta on steriliseeritud. Ma ütlesin, et ta on täpselt nagu steriliseeritud koer, nii paksuks läinud. Ta ütles, et ei ole steriliseeritud, ma vaatasin ka. Vaatasin, kas on õmblusjälgi või midagi, aga ei olnud. Ta ei ole steriliseeritud. Seetõttu, kuna ta on väga ülekaaluline, tundub ta veelgi lühem, sest ta on juba niigi lühike. Aga me paneme ta natuke dieedile. Siis tema füüsis taastub. See trummitaulide paistetus kaob ära. Tal on väga hea isu. Energia on väga hea. Ta on väga korralik koer. Ainult, et ta on väga kade. See on ka kade, vaata. Oota, Rokki, ära tüüta. Las üks tüdruk ilmub, tule siia. Ärge võtke tüdrukud vahele. Oota. Tule, Dora, las ma kallistan sind, tule. Üks hetk, Kokki. Peatu, Dora. Allah. Mašallah, mu tüdruk. Oota korraks, Nora, ei. Mu tüdruk, kui paks sa küll oled, mu tüdruk. Mašallah, mu iludus. Vend, see tüdruk on väga ilus, väga armas, väga tark. Las ma annan talle ühe musi, las ma suuden seda tüdrukut. Tule alla nüüd. Kui me nii ei tee, siis me ei näe tema nägu. Tule. Nüüd ma kohe lasen ta lahti. Kõigepealt mõõdame nende koerte reaktsiooni. Kas on korras? Vaata, Noora. Sa oled temaga peaaegu nimekaim. Ta on sinu nimekaim. Hoidke üksteisel silma peal. Kas kuulsid? Tule. Viime ta vaikselt lammaste juurde. Proovime, kas ta teeb neile kahju. Selle järgi lasen Dora lahti. Vennas, ma suurendasin Rottweilerite arvu. Nüüd vaata, miks ma seda tegin. Ma tahan Odinile paarilise leida, kas saite aru? Kui jumal annab, siis eks saame Odin vabalt ühe kutsika. Teistelt meie Rottweileritelt. See saab tõesti väga ilus olema. Kui ta kutsikas on, siis ma ei anna teda ära. Jäägu ta minu tallu. Ma olen hull Rottweilerite ja kanekorsode järele, sõbrad. Varem oli meil väga suur kiindumus pitbullidesse. Aga nagu teada, nüüd on keelud teal ja meil pole enam võimalust neid pidada ega võtta. Kui keeld ei oleks... Oota nüüd, Karolin. Karolin, vaata, ta väga armastas Dorat, kas sa näed? Karolin tahab ka temaga mängida. Karolin! Minu tütar on nagu beebi, tõeline beebi. Rottide kõige suurem omadus on see, et nad tunnistavad ainult ühte omanikku. Ta tapab ja annab oma elu oma pere eest. Nad on väga lojaalsed. Eriti kui tegemist on koeraga, siis minu esimene valik enne tõugu on alati emane. Kuule, emane koer on alati parem, see peab olema emane. Emast on lihtne koolitada. Ta harjub kiiresti, on omanikule rohkem kiindunud, lojaalne ja emotsionaalsem. Karoliin, ilmselt sina hakkad Dorat jalutama. Vaata Karoliini, ta on rihma võtnud ja viib teda.
tütar, miks sa nii palju mu selja taga kõnnid? Headu las enda nüüd lahti. Tule, Toore. Tule, Toore. Vaata Toore poole. Vaata ometi Toore poole, tüdruk. Sa sattusid parima inimese kätesse, kelle juurde sattuda võisid. Hinda seda, eks. Kui sina oled minu vastu hea, olen mina sinu vastu 10 korda parem, eks ole, tütreke? Rocky! Ta paneb sulle kohe ühe, siis saad aru. Ära karju selle tüdruku peale. Tule! Ärge tõrjuge uut tulijat, käituge korralikult. Kiusaja Rocky. Rocky hüüdnimi oli varem pervert, aga nüüd hakkan teda kiusaraks kutsuma. Tule kallis. Mashallah, minu tütrele. Mashallah, minu kaunile. Palun vaata, ära kellegagi tülitse. Vennas loodetavasti saab ta kõigiga hästi läbi. Nüüd vaadake, te näete väljas palju koeri. Kõik need koerad saavad praegu omavahel hästi läbi ja selle saavutamiseks pidime kõvasti vaeva nägema. Mõned inimesed pahandavad, et ma teen sotsialiseerimisvideoid. Miks nad pahandavad? Koerad kaklevad, juhtub üht-teist, juhtub teist. Kuule, kui sa koeri omavahel sotsialiseerid, siis need asjad lihtsalt juhtuvadki. Aga kui sa neid ei sotsialiseeri ega harjuta, siis kuidas sa saad nii palju koeri korraga koos hoida? Vaata neid domineerivaid tõuge. Rottweiler, Poodle, Cane Corso, Karabash, see karjakoer, Asie kukker, need on kõik sellised domineerivad koerad. Kas neid on lihtne koos harjutada? Tyson Dogo! Ja ma harjutasin neid kõiki vaeva ja pingutusega. Vaata, nüüd nad kõik jalutavad koos. Kas näed? Nüüd vaata selle tüdrukuga ta harjuta. Alati võib kaklus tekkida. Kaklus juhtub, vaidlevad, nii juhtub, naa juhtub. Aga need on ju koerad, mitte inimesed. Et istuksid maha ja ütleksid, tule joome kohvi, joome teed, räägime juttu, leiame kompromissi. Nad ei ütleks seda. Kõrtel on oma kokkuleppe stiil. Oota, kas ta ründab Asiet või mida ta teeb? Asiet. Ta võttis teda veidi enda taha, tule. Asiet, jookse! Asiet, jookse! Asiet, jookse! Meid lepitades võib ikka juhtuda, et tekib mingi tüli või kaklus, vend. See on täiesti normaalne. Tule siia, Toora! Läheme vaikselt enda kitsede ja lammaste juurde. Aga nüüd, kui me sealt mööda läheme, ma üldse ei räägi. Vaatame, kas nad reageerivad minu häälele. Tulge siia, lähme siit kaudu, vend. Nägid, eks? Nägid ära, eks? Minu häälest lähevad nad elevile, muutuvad ülemeelikuks. Vaata, dede. Oi, dede norib marasiga tüli. Loodetavasti kaklust ei tule. Näed sa, dedet, minu lõvi. Kuidas te arvate, kas dede võidab või maras, Kas dede võidab või maras? Mina panustan dedele, sõbrad. Ärge vaadake, et dede on nii väike ja kõhna. Ta on väga pöörane ja eriline tõesti, dede. Ta paneb inimesele vastu küll. Dede, minu lõvi, karisma enda kehastus. Mashallah, mu poiss. Ega maras ka tagane. Dede on jälle väga hull vend. Nüüd toome ka selle Maria välja. Maria, kas ta ründas neid lambaid või? Kuule, kui te kõik oleksite ühtsed, Hektor, kui te kõik käituksite korralikult, laseksin teid kõiki koos välja, poiss. Kus on need päevad? Kujutage ette, vend, kõik koerad koos. Kas teie arvates suudame seda teha? Kujutage ette, et nad kõik on koos, kui ilus vaatepilt see oleks, eks? Aga vot. Lihtsalt ei lähe nii. Oleks vaid nii. Maria, nüüd ma võtan su siit ära, kallis. Sa oled puuri täinud, tule siia. Ära astu sinna peale, ära sööda sinna. Maria, tule. Maria, ma avasin ukse, kallis. Maria, üks hetk, kallis, üks hetk. Nüüd paneme selle niimoodi läbi. Maria, tead küll, on turekust saadik kõvasti kosunud. Jumal küll. Vaata seda figuuri, noh. Mashallah, mu tütule. Oota, läks Norale kallale. Aman. Tule! Ma ei taha kaklust, käituge korralikult. Kas sa näed tema karvaläiget ja puutust, vend? Vaata, vend, tal on väga ilus kehaehitus. Rocky, mine eemale jalgade alt.
oota korraks, vend, me elame väga ohtlikke hetki praegu. Tüli võib puhkeda, oota. Roki! Olgu, Alex. Peatu! Peatu nüüd, läheme vaikselt edasi, võib tekkida tüli. Seetõttu ole ettevaatlik. Karolin, peatu, ära sekku. Roki, mu poeg, sa paistad siin nii paljude koerte seas veidi silma, jah? Tule! Need väiksed koerad ongi juba rohkem sellised tõrksad. Aga tead, Maria Karv ja kehaehitus. Kuule, vaata teda korra. Vaata teda korra. Kuule, Taifun Demirci, tead küll. Ta teeb seda sporti, tead küll. Ausõna, ma ei ütle seda sellepärast, et see olen mina. Tuletage meelde, milline ta alguses oli. Ja vaadake teda nüüd, palun teid. Anna au sellele, kes seda väärib. Kui me poleks tüdrukut seal päästnud, oleks ta nii surnud. Tule siia, kaunitar. Ta on väga lihaseliseks muutunud. Täpselt nagu Marla noorena. Marla oli ka noorena selline lihaseline ja pikem. Vananedes jäi ta natuke lühemaks. Täpselt nagu Marla nooruspõlves. Oota, Roki. Lambad. Laseme ka lammastel rahulikult olla. Las loomad söövad rohtu. Tule. Aga see on ikka selline talu. 1000 erinevat looma koos. Roki! Vaata, ma hakkan kohe vihastama. Ei. Seisa korralikult. Kas see asi tuleb? Kas Dora tuleb? Dora, tule Dora! Dora küll, eks. Oota, kaplan tuli. Oi, kapladur sööb. Oi. Oi. See Maria, sõbrad, käitub ka niimoodi. Alguses on passiivne ja siis ründab äkitselt. Seepärast ärge laske end tema rahulikust olekust petta. Sellepärast olen ma natuke ettevaatlik. Vaata, mis juhtus, oota korraks. Tüdruk, mis juhtus, kallis? Sa ei pigista ka. Ma küsisin, kas Kaarjaring pigistab, aga ei. Mul tekkis kurgus ka. Tule. Tule siia, Maria. Tule siia, kaunitar. Kuule, Dora, miks ta ei tulnud? Dora, tule! Me ei suutnud Dorat sotsialiseerida. Kõik tulevad peale Dora, mašallah. Tule tüdruk. Kuhu ta läks? Vaatame ühte looma siis. Ta hüppab kitsedele ja lammastele kallale. Ärme võtta riski, sõbrad. Igasugused loomad on koos, kas sa näed seda? Mašallah, tõesti. Ma olen need hästi ära harjutanud, tähendab. Nüüd need tõud ongi sellised. Tavaliselt on neil kitsede ja lammastega väga raske harjuda. Tõesti. Alla mašallah, neid. Hästi harjutasime. Tüdruk, ma laseksin su lahti, aga ma ei saa olla kindel, et sa ei hakka kaklema. On Jubaria? Kas sa hakkad kaklema või ei hakka? Ütle ausalt. Tule. Ärme praegu riski, ta võib lambaga midagi teha. Ma ei usu, et ta midagi teeb, aga ikkagi. Tead, kuidas need asjad käivad? Üksi olles ei tee ta midagi. Keegi ütleb midagi, näiteks Asiia. Natasha reageerib kohe. Ta ajab kitsi ja lambaid taga, eks. See ajab ka taga, siis läheb ka tema käima. Oota, ära Medusa, torgi, tule siia, tütreke. Medusa ründab. Tule siia. Kuhu Dora kadus? Kus see tüdruk on? Kas ta läks tagasi oma puuri, tule? Näed, Dora natuke pelgab, vend. Ta pelgab teisi koeri. Oota, Maras! Olge rahulikud! Apollo ja Maras on siin, tead küll. Vennas, vaata seda, ta on nagu koletis. Ei, Natasha. Tule siia. Vennas, paneme nüüd Maria ka tagasi sisse. Üks hetk, Maria, tule. Oota, kallis. Oota, kallis. Seda Dorat. Karolin, kas saaksid välja minna, mu tütar? Karolin, mine välja. Mine mu laps, ole nüüd tubli. Loodetavasti Dora ei ole nüüd sellesse puuri ega tuppa sisse läinud. Dora, tule siia. Oota korraks, mu laps. Dora, tule siia, Dora. Kuhu ta küll läks? Kas ta läks äkki tagasi oma puuri? Vaatame järele. Jookse sealt ära, tüdruk. Ta on siia ära solkinud, kurat küll. Hoiame vett, et ta ei saaks seda juua, vend. Nüüd, Dora! Dora jalutab nüüd taga, sõbrad. Ta on läinud puuri taha. Seal on veeroik, ta läheb sinna.
ma võtsin nüüd ka talledele sööta. Vaata, vaata, Bonjuki. Kui nad tunnevad söödalõhna, siis nad käituvad nii, vaata, vend. kas sa näed hullemat kui koerad? Bonjuk, ma ei anna sulle sellest sööta. Bonjuk, ma ei anna sulle sööta, Bonjuk. ära sellest söö, Bonjuk. Kas sa kuulsid? hullemad kui koerad, vaata neid. Vaata neid ulakaid. Teie silmad ei saa kunagi täis, ausõna. Hüppavad mulle sülle ka veel. Ulakad. Mine nüüd edasi. Vanaisa puhastab ka talle. Nüüd tule, lähme sisse vaatama. Teie ei tule, Bonjuk, ei. Sina mine ees. Bonjuk, teie ärge tulge, poiss. Oota. oota, Bonjuk, vaatame, oota. Oota, poiss. Tule siia, talleke. Nüüd oota, anname neile toidu seespool ka. Tule siia, beebi. Tule, ma annan sulle ühe käega. Oota, las ma istun korraks. Tule. Nüüd olen neile käest. Seekord söövad pardid ka mu käest. Tule. Oi, küll see mu poisile maitseb. oi, vaata, tema ka lööb teda, näed sa, vaata. Nad on sellega nii harjunud, vaata nüüd. ma toidan neid oma käega, näed sa. Söö mu tallegi, head isu talle, oi. Kas selle, mille teie maha pillate, söövad nemad ära? ta jäi kanade vahele. Näed, kuidas ma ta ära harjutasin? Soolaga. Nendel ma soola ei proovinud, neid harjutasin ainult sööta andes. Kuule, pisike, tule siia ka. miks sina ei tule? Loodetavasti need haled ei hammusta mu jalga. kui haned mu jalga hammustavad, läheb siin sõjaks, vend. Tule, vaata, kallis, võta. head isu, mu tallike. Head isu, mu kallis. kuule, lase, ma annan sulle ühe musi. Vaata, filmi neid Bonjuga laske. Bonjugide sees. Oh. Viimati Bonjuk trampis Rocki pikali, sõbrad. Rocki, hoia Bonjukist eemale. Bonjuk, noh. Ta ei hooli mehe pisaratestki. Kuule, poiss, kui kiiresti sa sööd? Kui sa nii kiiresti sööd, siis sul ei jätku toitu kauaks. Kas sa kuulsid? Ära hammusta mu kätt söötoitu. oh. Tule nüüd, ma annan teile toitu seespool, tule. tule, söö veel. Võta palun. Hea isu minu talle. Nüüd andke mulle korraks andeks, noored. Kanad, andke meile korraks privaatsust. Ma viin oma tallet korraks kõrvale. Tule mu tall. Oodake, kanad, teie ärge tulge. Oota, kanad, sina ära tule. Oota nüüd. Nüüd nende... Paneme neile sööda ära, vend. Ma ei anna talle neid kõiki. Ma annan ka kanadele. Paneme natuke haaval, nii. Las meie beebid söövad, olgu see neile terviseks. Täna pean ma ka ühe heinapalli ostma, mul sai hein otsa, sõbrad. Peame minema heinapalli ostma. Ostame heinapalli, aga kedagi ei leidnud, kes see ära pügaks. Öeldi, et hooaeg on läbi ja nii edasi. leiame kellegi. Ma ei lase neid pügada, ainult suuremaid. Eks näis, kuidas me need ka ära korraldame. Tule nüüd, anname need ülejäänud ka sinna ära. Kas ma annan need kanadele või Bonjukitele? Las Bonjuk läheb sööb rohtu. Bonjukid on ära õppinud, et see sööt on selle talu maja sees. Maja sees. See häbematu Bonjuk avab ukse, sõbrad. Ja siis ta sööb nüüd söödad ära. Bonjuk, see pole sulle. Bonjuk, see pole sulle, Bonjuk. Bonjuk, see pole sulle. Kas sa kuulsid? Ma ei anna sulle, Bonjuk. Oota, las ma annan niimoodi. Näe, vaata, kuidas ta sööb. Kurat, Bonjuk. Karamel, oota, anname sulle karamel. Karamel anname sulle, et sa annaksid piima. Ära anna seda neile. Ärge hammustage mu kätteks. Oh, mašallah, mašallah. Peatu! Karamel, kas sa tuled ja sööd selle ära? Karamel, söögu palju. Annaks piima, mu tütar. Oota, asi, jookse sealt ära. Vaata, Karamel lõi asi, et sarvedega.
vaata enda ilu, need rahustavad inimest end. Rahu, rahu, rahu. Piibid, tule mu tütrege. Tule mu tütrege, kes ei söö, on see keskel. Tule mu tütrege, oi. Võta mu kallis, sa ei saanud süüa, võta veel natuke palun. Nii, aita, piisab. Piisab, oota, kalad pistavad oma pead välja. Ma jagan tuvidele, las kõik söövad. Sööge kõhud täis, tehke oma hommikusöök ära. Sööt olgu teil ohvriks, sööt. Rahvast peab antud sööda eest aru andma. Mu poeg olgu teile ohvriks. Sööge kõhud täis, sööge kõhud täis. Peaasi, et sööte. Minul lõvid, oi, kukk ründas. Oi. Nojah, sõbrad, täna mõtlesin teile meie uue tüdruku tuua. Vaata, Dora tuli nüüd välja. Dora nimi pole vist veel harjumuspärane. Dora. Muudame Dora nime ära, Noora. Dora, mu tüdruk, küll sa oled väärikas. Mašallah mu tüdrukule. Tema on loodetavasti edaspidi ka meiega. Loodetavasti annab Jumal ka selle ja näen Odini ja tema poegi, sõbrad. Olge tublid, armastan teid väga. Ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalile tellida. Hoolitsege enda eest hästi, olge tublid. Olge terved, mu sõbrad.